Tere päevast, lugupeetud Riigikogu, tere päevast, austatud peaminister ja valitsuse liikmed. Alustame tänase infotunniga ja palun kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 43 Riigikogu liiget, puudub 58. Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Andrus Ansip, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, rahandusminister Jürgen Ligi. Täna on meil registreeritud 4 küsimust, siis ma arvan, et igale võiks olla 3 koha pealt registreeritud küsimust kiirete näppude voorus. Ja alustame esimese küsimusega. Palun kolleeg Mailis Repsilt peaminister Andrus Ansipile. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esinaine, lugupeetud peaminister. Kõrgharidusreformi puhul on väga palju räägitud vajaduspõhistest õppetoetustest, aga samas on üsna kõrvale jäänud teemade ringist edukalt õppivate üliõpilaste tunnustamine ja toetamine. Kui vaadata ja analüüsida kooskõlastusel olevat Vabariigi Valitsuse määrust, siis seletuskirjas on öeldud, et 2014. aastal kevadsemestril hakkab 100 eriti võimekat üliõpilast saama tulemusstipendiumi 320 eurot. Kuidas teie peaministrina ja valitsuse kabineti juhina isiklikult leiate, et ainult need 100 üliõpilast on tunnustamist väärt ja kuidas te kavatsete ülikoolide ja erialade kaupa need 100 tudengit üles leida? Aitäh! Alustuseks olgu öeldud, et vajaduspõhise õppetoetuse rakendamisega suureneb õppetoetuste maht 2-kordseks. Seega tudengid summa summarum saavad 2 korda rohkem toetusi, kui nad endise süsteemi järgi toetusi said. Need toetused on vajaduspõhised, ehk siis nad peavad tagama tudengitele ligipääsu haridusele. Lisaks sellele on Haridus- ja Teadusministeeriumil ja valitsusel tervikuna kavas juurutada ka tulemusstipendiumid, need on need, millest teie kõnelesite, missugune see maht täpselt saab olema, küllap seda ka aeg näitab, ja on kavas juurutada ka erialastipendiumid, mida makstakse nendele üliõpilastele, kes õpivad riigi poolt enam soovitud erialadel, näiteks õpivad ka õpetajateks. Eesmärk on neid erialastipendiumeid maksta circa 10% tudengitest. Seega need tulemusstipendiumid on käsitletavad eelkõige kui tunnustus kõige silmapaistvamatele tudengitele, silmapaistvamatele siis õpitulemuste järgi. Erialastipendiumid peaksid suunama noorte inimeste erialavalikuid ja kõige laialdasem kasutusala on siis vajaduspõhisel stipendiumil ja minu meelest see vajaduspõhine stipendium, see praegu rakendub ja rakendub päris hästi. Kordan veel kord üle, vajaduspõhiste maht ületab 2-kordselt seda praegust stipendiumite mahtu. Aitäh! Palun, kolleeg Mailis Reps, esimene täpsustav küsimus. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esinaine, hea minister, et tõepoolest jääb üle ju nentida, et igasugune tunnustus, eriti andekatel, on ju väga õigustatud. Jääb aga üsna arusaamatuks, kuidas täpselt see üsnagi väga kitsas ring saab olema välja valitud. Aga kui te tõite juba sisse need vajaduspõhised toetused, siis tuletame koos meelde,
kui me töötasime välja siin Riigikoguga ja valitsuse koostöös kõrghariduse reformi, siis oli hinnanguliselt vajaduspõhiseid toetuse saajaid Eestis umbes 5200 tudengit. Ka kõige optimistlikum järgmise aasta eelarve lugemine ei näita, et neid saajaid oleks rohkem kui 2300. Millest tuleneb selline suur vahe ja kuidas te kavatsete juhtida järgmise aasta eelarvelt just selliselt, et see esialgselt välja arvutatud 5200 ei saabu? Aitäh! Vajaduspõhist õppetoetust tuleb üliõpilaselt taotleda ja kui taotlejate arv on prognoositust väiksem, siis võib olla põhjusi mitu. Üks põhjus, et taotlemiseks pole põhjust olnud, teine põhjus, et ei ole piisavalt vajaduspõhise toetuse taotlemise võimalusi teadvustatud, ei ole neid reklaamitud piisavalt. Minu hinnang on muidugi paljudel kõrgkoolidel, paljudel ülikoolidel, kõiki ma ei ole jõudnud kontrollida, on kodulehekülgedel väga üksikasjalikud juhised, kuidas tuleb siis aplikeeruda selle toetuse saamiseks, aga siiski on olemas võimalus, et paljud tudengid, kellel on õigus sellele vajaduspõhisele õppetoetusele, pole seda taotlenud. Järelikult tuleb teavitada tudengeid paremini ja ma tean seda, et mitmes Eesti ülikoolis on see protsess ka praegu käimas. On see, et seadusandja, see tähendab austatud Riigikogu, on vajaduspõhiste toetuste maksmiseks vahendid ette näinud. Lisaks varasemale 8,8 miljonile eurole 3,3 miljonit eurot ja rahapuuduse taga vajaduspõhiste toetuste laialdasem väljamaksmine küll ei ole. Aitäh. Palun, kolleeg Mailis Reps, teine täpsustav küsimus. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esinaine. Hea minister, et tuleks oma teise täpsustava küsimusega kõrghariduse juurest üldhariduse juurde ja täpsemalt siis üldhariduskoolis toimuma juurde. Nimelt, kui me vaatame järgmise aasta eelarvet, siis on selge, et õpetajate palkadeks ei ole lubatud mahus eelarves vahendeid ette nähtud. Ehk siis täpsemalt on minister Aaviksoo välja lubanud 12% palgatõusu, küll aga eelarves on veidi üle 5 selleks raha. Selgituseks on minister meile ka eelmisel nädalal selgitanud, et see ülejäänud osas tehakse ümbertõstmisi ja rakendatakse uust rahastamismudelit. Kas teil kabinetis on olnud ka arutusel, kas selles uues rahastamismudelis või järgmise aasta eelarves üldse nähakse ette kas või piskukenegi vahendeid tugiteenusteks, see on siis logopeedidele, eripedagoogidele, koolipsühholoogidele ja erivajaduste õpetajatele? Aitäh! Aitäh! Printsiibis jah, nähakse ette vahendeid ka tugiteenuste osutamiseks. Missugune see maht saab täpselt olema, see täpsustub arutelude käigus. Praegu me teame seda, et Eestis tugiteenustele kulub võrreldes õpetajate palgavahenditega märgatavalt rohkem vahendeid kui näiteks meie naabrite soomlaste juures. Aga õpetajate miinimumpalk praegu on 715 eurot kuus ja see õpetajate palga alammäär tõuseb uue eelarve järgi 800 euroni kuus. Olgu öelda, et ühe õpetaja koha finantseerimine järgmise aasta eelarves suureneb koguni 20%. Aitäh! Ja alustame nüüd koha pealt registreeritud küsimusega, nagu ma ütlesin, 3. Kolleeg Heimar Lenk, palun. Aitäh teile, lugupeetud peaminister. Eelmises infotunnis ma küsisin teie käest Valga ja Põlva riigigümnaasiumite ehitamise rahastamise kohta ja te vastasite, et see rahastamine tuleb, nimetasite seal mõned aastaarvud ja nüüd Valga linnas kohtudes valijatega on selgunud, et teie vastus hämmastas kohalikku elanikkonda. Isegi osa poliitikuid on valimisplatvormis praegu kohtumiste välja hüüdnud, et peaks loobuma lepingust haridusministeeriumiga, kuna pole konkreetselt välja öeldud,
millal hakatakse Valga riigigümnaasiumit rahastama. Seepärast ma paluksin, kas saaks natuke konkreetsemalt, mis aastal võiks Valga linn loota, et Eesti riik annab riigigümnaasiumi rahastamiseks vahendid? Aitäh! Aitäh! Mul on muidugi ülimalt hea meel, kui kõrgelt teie minu mälu hindate. Kui ma teaksin kõiki riigieelarve ridasid kuupäevaliselt, summaliselt peast, siis ma arvan, et ma võiks pretendeerida malemaailmameistri tiitlile või millegi väga kõrgele, aga paraku sellist mälu mul küll ei ole ja kindlasti ma ei tahaks hakata seadusandjale siis meenutuste kaudu esitama mingisuguseid rahastamissummasid ja ajagraafikuid. Et kui teil on tõsine huvi oma valijatele anda ammendav ja konkreetne vastus, siis tuleks pöörduda kas teadusministri poole või minu poole ja te saate selle vastuse kindlasti täpsete kuupäevadega ja täpsete rahasummadega. Aitäh! Palun kolleeg Marika Tuus-Laul. Aitäh, austatud härra peaminister. Veel kord üliõpilastest, et Eesti Üliõpilaste Liit on seisukohal, et pigem võiks olla ikkagi tulemusstipendium laialdasem ja nende hinnangul peaks stipendium olema seal kuskil 100 eurot kuus. Kui me siis arvutame, siis arvutus näitab, et sellisel juhul saaks seda toetust kuskil juba 320 edukat õppurit. Ja ma küsin, et miks ikkagi valitsus on praegu seisukohal, et toetada neid tõelisi, väga tõelisi tippe ja kes saab siis nii-öelda tegelikult ju ka õpingute finantseerimiseks erinevaid stipendiume erasektorilt. Aitäh! Ma ei usu, et mina olen see kõige parem inimene ütlema, et kas stipendium peab olema 320 eurot ja neid peab olema 100 või peab olema neid stipendiume 320 ja iga stipendiumi suurus 100 eurot. Et küllap asjatundjad, ma usun, et koos üliõpilastega on seda teemat tõsiselt käsitlenud ja sealt see konkreetne otsus ka tulnud on. Riigieelarve seisukohast vahet ju tegelikult ei ole. Raha kulub ühepalju. Seega see on puhtalt tippude tunnustamise küsimus, kui mitut, kui suure summaga ja selles küsimuses mina ennast väga heaks spetsialistiks ei pea, seega ma jätaks oma arvamuse andmata. Aitäh! Palun, kolleeg Priit Toobel. Aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud peaminister. Käimas on valimiste nädal ja minu küsimus puudutabki valijate harimist ja antud lubadusi nendel valimistel. Teie erakonna Tallinna linnapea kandidaat Valdo Randpere on öelnud, et tema vist jätaks tasuta ühistranspordi Tallinnasse alles. Teie olete öelnud, kui Reformierakond hakkab linna juhtima, siis selle kindlasti ära kaotatakse. Randpere on öelnud, et tema kahekordistaks pensionilisa, mida Keskerakond Tallinnas on pensionäride maksnud. Teie kõrval istuv rahandusminister on öelnud, et see pole väga hea mõte. Et kuidas see ikkagi tegelikult on, et missugused on teie erakonna seisukohad nendes kahes küsimuses Tallinna linna juhtimises? Ma arvan, et valijaid harida on väga tähtis ja küsimus hariduspoliitikast. Aitäh! Vabandust, see on siiski, me räägime hariduspoliitikat, tuleb aru saada, millest hakkas peale teie kolleeg Mailis Reps, see on hariduspoliitika, aga mitte valijate harimine. Valijate harimine on ilmselt meie kõigi töö, aga ma arvan, et hariduspoliitikast ta ikkagi erineb. Aga kui lugupeetud peaminister soovib vastata, siis palun. Kui austatud Riigikogu liige minu käest küsib, küllap ma siis ikka vastan. Palun. Tasuta ühistranspordiga on lugu selline, et maailmas on täheldatud seda, et need asjad, mis on tasuta, need teenused kaotavad ära tarbijapoolse kontrolli ja enamasti teenuse kvaliteet käib küllalt kiiresti alla. Seda on täheldada võimalik juba ka praegu Tallinnas ühistranspordis. Ja kui tarbijapoolne nõudlikkus puudub, aga kui sa ei maksa, kui see on just kui tasuta, ehkki tarbijad on nad kõik kinni makstud, need tasuta teenused,
et siis tavaliselt need teenused lihtsalt hääbuvad. Ma olen meenutanud siin korduvalt juba Tbilisi peaaegu tasuta ühistransporti, mis lõppes sellega, et polnud tänavaid, kus omnibussidel sõita ja polnud neid busse ka, millega seal tänavatel sõita. Aga selle eest oli tasuta. Oli peaaegu tasuta elekter ka, kuni lõpuks oli seda Tbilisi linnas tasuta 3 tundi ööpäevas. Minu ja Valdo Randpere lähenemise erinevus seisneb ainult aja määratlemises. Ma ei öelnud, kui Reformierakond valimised võidab, siis see tasuta ühistransport kaob kohe. Kui mina oleksin Tallinna linnapeaks kandideerinud, ehk minu meelest on see absurdne mõte, millega Postimees manipuleerib, et siis mina kaotaksin selle küll ära, sest ma ei laseks sellele agoonial kaua kesta ja kahjul väga suureks minna. Aga Valdo Randpere ütleb, et las asi jõuab oma loomuliku lõpuni loomulikus protsessis ja küllap ükskord inimesed juba tunnevad selle ära, et tasuta asju pole olemas. Me praegu oleme kuidagi sellest tasuta riigi propageerimisest faasis, kus jagatakse tasuta ühistransporti, tahetakse toiduaineid tasuta jagada, keegi jagab laptoppe tasuta, siis iPadid, riikraudu, mida iganes, kõike tasuta. See pole võimalik. Suur tänu, härra peaminister, lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja läheme nüüd edasi kolleeg Helmen Küti küsimusega rahandusminister Jürgen Ligile, palun. Ja, kolleeg Helmen Kütt. Tänan, lugupeetud proua eesistuja, austatud rahandusminister. 1. aprillist 2014 tõuseb pension 5,8%. See on ka riigieelarvesse 2014 sisse kirjutatud. Masu ajal pension ei tõusnud, aga ka ei vähenenud ja teatud järgnevad aastad ei saanud pension tõusta mitte arvestusliku koefitsiendi järgi, vaid tõusis vähem. Palun öelge, kas selle aasta pensioni tõus 2014 on täpselt koefitsiendi järgne see 5,8% või ta on vähem, kui oleks andnud arvestus? Aitäh! Aitäh, see on ikka koefitsiendi järgne ja te tegelikult ammendasite selle teema oma küsimust. Ja kui teil on veel kahtlusi, siis see oskusteave, mitte ma ei saa küll iga valdkonna kohta seda öelda, on teie fraktsioonis olemas. Aitäh. Palun, kolleeg Helmen Kütt, esimene täpsustav küsimus. Tänan, proua eesistuja, austatud rahandusminister. Tegemist on siiski infotunniga ja see oskusteave, mis on fraktsioonis olemas, ei puutu täna saalis esitavaid küsimusi. Aga küsime siis järgmist teemat, mis puudutab eile Eesti Päevalehes avaldatud Olev kool, kes on töötanud Eestis üle 20 aasta, saab selle töötamise eest pensioni 250 €, üle 20 aasta Soomes töötamist annab talle ka pensioni ja nüüd ta sai Maksuametilt kirja, kus ta peaks maksma, ehk siis nagu topeltmaksustamise järgi proportsionaalselt, peaks maksma 456 €. Pensioni pealt, mida ta on siis Soomes teeninud, Eesti pensionil tal maksuvaba tuluosa nagu puudub. Et kas te natuke kommenteeriksite seda? Aitäh! Aitäh! Ma tulin öösel ausalt lennukist ja ei ole kursis kõigega, mis Eesti ajakirjandus on kirjutanud. Seda lugu ma silmanurgast nägin ja kehitasin õlgu, et ma ei saa täpselt aru, mida taotletakse. See on väga lihtne maksutehniline põhimõte, et proportsionaalselt siis jagatakse seda maksukoormust. Kus siin probleem on, kus see ettepanek on, mul on raske hinnata. Üldiselt ju ei ole põhjust eeldada, et siis kuidas öelda, riigieelarve teeb mingisuguseid kulusid rohkem neile, kelle pension on tänu Soome maksumaksjale kõrgem. Et ma võin proovida selle ajaleheartikliga veel tegeleda, aga praegu mul rohkem öelda ei ole. Aitäh. Palun, kolleeg Helmen Kütt, teine täpsustav küsimus. Täpsustav küsimus puudutabki seda sama küsimust, et Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liige, õigusteaduste doktor Lasse Lehis on küll kommenteerinud seda, et ta nendib, et pension ei tohiks proportsionaali põhimõtete alusel maksustada ja kui lugeda täpselt sama tsitaati, siis Eesti pensionivaba osa ei ole võimalik Soomes maksustatavast tulust maha arvatada ja sellepärast puudub piirangul mõte. Ja kommentaarina veel nii, et meie fraktsioonisisese teabe järgi pension oleks pidanud tõusma 0,3% siiski rohkem Eesti riigis. Aitäh!
Aitäh veel kord, et niimoodi, et käigu pealt küsite kellegi öeldu kohta, mul on raske kommenteerida, mida arvab Lasse Lehis. Et tal on väga mõistlikke seisukohti, aga on ka sellised, mis ei ole suunatud mitte maksusüsteemi tugevdamisele, vaid maksude vältimisele. Et see on tema roll maksumaksjate liidu juhtivtegelasena, nii ta seda on tõlgendanud. Mina olen hoopis teisel positsioonil selle poolest, et minu arust peab riigi rahandus kuskil raha saama ja maksuvabastused ei ole need, mis seda raha tekitavad ja üldist heaolu. Te olete kindlasti selle poliitilise suuna esindaja ju ise, kes leiavad, et riigil peaks olema raha, et nõrgemaid toetada. Ja kui üks inimene saab Soome pensioni, nagu ma aru saan, siis ma ei arva, et ta nüüd kõige haavatavam on ja tema siis maksuvabastus peaks kuidagi siis suurendama teiste arvel. Aitäh. Alustame nüüd kohale registreeritud küsimustega. Palun, kolleeg Marika Tuus-Laul. Aitäh. Austatud härra rahandusminister, see koefitsiendi järgi on muidugi see pension olnud nüüd kõik viimased 5-6 aastat väiksem, kui see koefitsient tegelikult võimaldab. Aga minu küsimus puudutab hoopis koalitsiooni suhtumist pensionipoliitikasse, kuivõrd on see teil ühine või mitte. Ja küsimus on ajendatud siis ühest seisukohast 10. oktoobri Õhtulehes on see ära toodud ja siin on siis Isamaa ja Res Publica Liidu Riigikogu fraktsiooni liige Priit Sibul on otse välja öelnud, et Eesti pensionisüsteem ei ole jätkusuutlik ja inimestel ei tohiks jääda mulje iga-aastasest pensionitõusust. Ja nüüd kuulake järgmine lause. Kurvaks teeb uudis 5,8% pensionitõusust ja veel hullem, kui kohalik omavalitsus sinna midagi lubada lisab. Et see on ikka päris kummaline seisukoht, et kuidas nüüd koalitsioonis see seisukoht on. Aitäh. Aitäh. Ma nüüd selle pika jutu peale unustasin ära. Sissejuhatuses oli teil mingisugune sisuline, väga kummaline väide, et ma püüan taastada seda, aga tahtsin seda kommenteerida. See, kuhu te jõudsite, mis ma oskan vastata. Ma ei ole Priit Sibul. Aitäh. Palun, kolleeg Tarmo Tamm. Aitäh, proua juhataja, lugupeetud rahandusminister. Nagu me teame, siis meie riigi pensionid on ääretult väikest ja inimeste toimetulek on raske. Paljud omavalitsused on otsustanud inimestele pensioni lisa maksta, nagu näitena võib tuua Tallinna linn, Põlva linn ja on veel teisi omavalitsusi. Tallinna linnapeakandidaat Valdo Randpere on lubanud suurendada 2-kordselt Tallinna linna pensioni lisaosa. Kuidas teie kui rahandusminister sellist sammu kommenteerite ja kas te kiidate selle heaks? Aitäh. Aitäh. Mul nüüd tuletati meelde, mida ütles teie kolleeg, et ma pean selle ära kommenteerima. Ei vasta tõele, et 5 aastat on pensioni vähem makstud kui koefitsient, vaid 2010-2011 maksti rohkem. Ja te peaksite olema kursis sotsiaalkomisjoni pikaaegse liikmena. Mis puutub siis jälle Valdo Randpere sõnadesse, siis ma tahaks näha mustvalgel, et mille kohta te küsite. Iseenesest ma tean, et ta on tuletanud Keskerakonnale meelde 4 aasta tagust lubadust 2-kordistada pensionilisa, mida Tallinn maksab. Ja mänginud seal ka mingite selliste võrdlustega. Ma vist mäletan seda samamoodi, ta ütles, et tema, kui ta kaotaks ära MUPO, siis Tallinna TV ja kogu selle propagandaaparaadi ja selle arvel oleks mõistlikum kasv või 2-kordistada siis seda pensionilisa linnas. Et mis mul selle väite vastu on, et sellise jama likvideerimine on vältimatu nagunii ja kui raha jääb üle, siis saab seda ju erinevates kohtades kasutada. See raha ei on sel juhul üle. Ja palun nüüd viimane kohal pealt registreeritud küsimus, kolleeg Jaak Allik. Lugupeetud härra minister, teie debatist Helmen Küti käinud lahti küll üks küsimus. Kas see 5,8% pensioni tõus on nüüd täpselt see, mis seadusest peaks tulenema või oli õigus Helmen Kütil, kes ütles, et seadusest peaks tulenema 0,3% rohkem, äkki te täpsustaksite?
Aitäh, seadusest tuleb 5,8, see sõltub ju sellest 2010. aasta ja 2012. aasta indeksi miinimumist, mis oli 1, mis tähendas lisakulu ja mida siis amortiseeritakse, et ju te ikkagi teate seda. Et ma arvan, et see igiliikuri nõudmine minult on natukene ülekohtune, kuskil ikkagi on reaalsed numbrid ja ka pensioniseadus oma kompensatsioonimehhanismi. Aitäh! Suur tänu, härra minister, lõpetame selle küsimuse käsitlemise ja palun järgmine küsimus kolleeg Kadri Simsonilt, uuesti rahandusminister Jürgen Ligile. Palun. Aitäh, lugupeetud rahandusminister. Selle aasta alguses 4 parlamendis esindatud erakonda pidasid tulist vaidlust selle üle, et kes esimesena tuli idee peale, et järgmisest aastast peaks tõstma tulumaksuvaba miinimumi. Ja teie olite üks kõlavamaid debatis kaasalööjaid, öeldes, et see olite teie, kes esimesena ütles, et 6 aastat külmutatud tulumaksuvaba miinimum vajab järgmisest aastast tõstmist. Palun tuletage meelde, mis olid need argumendid, et te olite veendunud, et järgmine aasta on õige aasta tulumaksuvaba miinimumi tõstmiseks 144 eurolt kuus kõrgemaks. Aitäh! Aitäh! Teie küsimuses peitub vale. Ma ei ole andnud järgmise aasta miinimumi suhtes mingit lubadust, nagu te järjekindlalt räägite, küll aga ühes intervjuus, kus mult küsiti astmelise tulumaksu kohta, vastasin, et tegelikult on küsimus väikeste palkades ja väikestes palkade maksukoormuses pigem, et kahjuks seda sõna-sõnalt mul seda teksti ees ei ole, ma osutasin ühele siis ettepanekule, mis ei mahtunud koalitsioonilepingusse ja mille siis kulu on läinud muudeks otstarbeteks. Et ma ei ütle, et need kõik kulud on halvemal otstarbel. Aga meie valimisprogrammis see oli, kahjuks ei jõudnud see siis koalitsiooni kokkuleppesse, aga mulle ei meeldi üldiselt koalitsioonilepingule viidata, lihtsalt sisu on ju selles, et 4 aasta plaan, rahaline plaan, ongi 4 aasta rahaline plaan, et kogu aeg tehakse selle plaani järgi väga suuri kulutusi ja tuua midagi vägisi kõrvalt ei pruugi õnnestuda. Maksuvaba miinimum on äärmiselt kallis meetod. Mis sellesse prioriteetsusse puutub, et kes esimesena, siis jah, sel aastal tõepoolest oli mina see, aga ma ei ole loomulikult selle meetodi leiutaja ja kuigi ma olen osaline paljudes varasemates tõusudes. Aitäh! Vabandust. Palun kolleeg Kadri Simson, esimene täpsustav küsimus. Aitäh, lugupeetud rahandusminister. Te mainisite, et maksuvaba miinimumi tõstmine aitaks vähendada väikeste palkade teenijate maksukoormust. Ja seda ei ole juba 6 aastat tehtud, selle asemel on tõstetud tarbimismakse, mis väikest palka teenivatele inimestele paneb lisamaksukoormuse. Ja poliitika on valikute küsimus ja valitsus on läinud täna seda teed, et vähendame tulumaksu määra ning suurendame sellega ebavõrdsust ühiskonnas veelgi. Keskerakonna fraktsioon on välja pakkunud, et kui te leiate, et 2015. aastast on riigil nii palju raha, et saab maksude näol inimestele raha kätte jätta, siis peaks asendama tulumaksumäära vähendamise tulumaksuvaba miinimumi tõstmisega, sest siis võidaksid kõik töötavad inimesed ühepalju. Miks te sellist ettepanekut ei toeta? Aitäh! Aitäh! See, mis puudutab tulumaksumäära järgmisel aastal, on seadusega määratud ja nii nagu paljud teised kulud, et kui te tahate nii väga siis Keskerakonna rolli siin rõhutada, siis mina ikkagi tuletan meelde, mis oli teie valimislubaduste hind. See oli 1,5 miljardit. Et see oli kaugelt 2 korda suurem, üle 2 korra suurem isegi sotside lubadusest. Et selgelt, kui me oleksime hakanud neid täitma, siis oleks pidanud kogu riigi ümber ehitama kärpimise teel. Et nii ta on. Et eraldi võttes meie programm oli riigile jõukohane,
koalitsioonilepingus alati tehakse mingeid kompromisse ja nende sisuga te olete ka kursis. Aitäh. Palun, kolleeg Kadri Simson, teine täpsustav küsimus. Aitäh, lugupeetud rahandusminister, kui te oleksite tulumaksuvaba miinimumi suhtes õiglane, siis te ütleksite, et see, kes tahab Eestis Kreekat teha, on IRL, kes lubas igas kuus 500 eurot tulumaksuvaba miinimumi tõsta. Kreekas teadupärast on tulumaksuvaba miinimum aastas 5000 eurot. Meil siin Eestis ainult 144 eurot kuus. Ja Keskerakond omalt poolt on andnud vägagi tagasihoidliku sammuga ettepaneku, kuidas väikese palgaga inimeste maksukoormust vabastada. Te ütlesite, et see peab olema seaduses kirjas. Mis aastast te siis näete tulumaksuvaba miinimumi tõstmist ja millal te selle seaduse üle annate, et see saaks seadusesse kirja? Aitäh. Aitäh. Eks ma siis ütlen, kui see võimalus on tekkinud ja poleemika käib erinevate kulude üle kogu aeg. Ma võib-olla viitaks siis ajaloole, et see on suhteliselt piinlik kogu aeg kuulata mingisugusest seda juttu ühelt poolt murtud lubadusest. Põhimõtteliselt ei ole koalitsioonileping seda lubanud, ta on paljusid muid asju lubanud. Ja teiseks, et viga Kreekat tehti tegelikult aastal 2003. Mina ütlen, et see oli koalitsiooni viga. Teie sinna koalitsiooni ei kuulunud, aga seal nähti ette selline pöörane maksuvaba miinimumi tõus mõne aastaga, vist 4 aastaga oli see 1000 eurot 3000. Ja selle vilju me sööme. Põhimõtteliselt on siis tulumaksuvaba miinimumi osaüldises tulus praegusele 2003. aasta eelsel, ma nüüd täpselt aastat praegu ei söanda olla, eelsel tasemel. Tõusis ebaproportsionaalselt kiiresti, see ei osutunud jõukohaseks, see tuli peatada. Selle vilju me praegu sööme. Et tuleb olla targem ja mitte Kreekat teha. Mis puudutab Kreeka maksusüsteemi, siis seda küll reformitakse, aga ma mingil juhul ei soovita seda eeskujuks tuua. Aitäh. Ja alustame nüüd kohapealt registreeritud küsimustega. Palun, Marika Tuus-Laul. Aitäh, hea härra Ligi. Tegelikult andis peaminister teile valeinformatsiooni ja võin öelda, et näiteks sel aastal, kui pensioni tõsteti 5%, oleks indeksi järgi saanud tõsta 6,3% ja ühel aastal oli ta päris külmutatud ja valitsuse vastus sellele on alati olnud, et aga kriisi ajal me ju ei langetanud. Aga see selleks, minu küsimus puudutab puuetega inimeste raha. Ja eile just kohtusin puuetega inimestega ja selgus, et proteeside ja abivahendite soetamise toetust antakse järgmiseks aastaks üle 500 miljoni vähem, 500 000 vähem kui eelmine sellest eelnev aasta, tänavu aasta ja 5 297 000 on siis ta järgmiseks aastaks ja 2013 oli 5 839 000 ja ka kolm eelmist aastat on see olnud rohkem. Öelge palun, miks siis seda maha tõmmatakse? Aitäh. Aitäh, ma usun küll, et te kohtute Priit Kutseriga tihti, aga kui te tahate rääkida mingitest konkreetsetest eelarveridadest, mida mul ees ei ole, siis hoiatage ette, ma kontrollin neid numbreid ära, keegi ei ole kärpinud puuetega inimeste toetusi. Vastaks ka võib-olla teise poole Kadri Simsoni küsimusele, et madalapalgaliste heaolu tõusu võti ei ole mitte maksude kaotamises, vastupidi. Nemad on maksude säilimisest pigem võitjad, sest et maksu võetakse ju teistelt rohkem kui neilt. Aga see, mis me oleme teinud maksusüsteemiga, on suunatud nimelt palgatõusudele. Majanduskasvu sõbralik maksusüsteem maksustab pigem tarbimist kui tulusid. See tähendab investeeringuid, see tähendab töökohti, see tähendab ka kõrgepalgalisi töökohti ja kui on kõrgepalgalised töökohad majanduses, kui nende osakaal või nende hulk suureneb, siis tõusevad ka madalad palgad.
Te püüate meeleheitlikult ümber jagada ja muuta maksusüsteemi täpselt vastassuunas sellele, mida tegelikult näiteks riikidele soovitab tungivalt Euroopa Komisjon. Aitäh. Palun, kolleeg Aivar Sõerd. Austatud minister, mul on küsimus maksupoliitika kohta. Tänases Postimees kirjeldab endine volikogu esimees Lausing, et ühes omavalitsuses on sunnitud ettevõtjad selleks, et saada mingeid toiminguid omavalitsusest, tegema annetusi või andma võlgu, mida pärast maha kirjutatakse, või tegema fiktiivseid reklaamilepinguid, ehk sisuliselt tegema kohustuslikke makseid selleks, et saada omavalitsuselt mingi teenus. Ma küsin, et millal me hakkame selliseid kohustusliku iseloomuga makseid arvestama maksukoormuse sisse, et kui me sellised maksed ka arvestame maksukoormusesse, siis on meie maksukoormus mõnes kohalikus omavalitsuses palju suurem kui ametlik 33%. Aitäh. Aitäh, meie vast ikka seda ei tee, aga ma arvan, et kui võim vahetub, siis tõenäoliselt sellised asjad seadustatakse, selline praktika. Ma ei välistaks seda. Aitäh. Ja palun viimane koha pealt registreeritud küsimus, kolleeg Mailis Reps. Lugupeetud Riigikogu esinaine, lugupeetud rahandusminister, et kõigepealt tahaks täpsustada, et tõepoolest, kui võrrelda 2013. aasta eelarvet ehk kehtivat eelarvet ja tulevase aasta eelarve projekti, siis tõepoolest on proteeside, ortopeediliste ja muu abivahendite soetamise toetus puuetega inimestele vähenenud 500 000. Aga minu küsimus on maksupoliitikas nimelt selline, et kui 2015. aastast väidetavalt täna koalitsioonileppest kui ka kunagi koalitsiooni jõul vastu võetud seadusest tulenevalt meil tulumaksu määr jälle väheneb, kas ta on ka kuidagi seotud huvikoolide toetamisega? Et kas siis samal ajal me võime olla ka lootusrikkad, et samal ajal kui 2015. aastal nii palju raha üle jääb natukene üle ka koalitsioonileppe täitmiseks ja huvihariduse toetamiseks? Aitäh! Aitäh, ma ei sõnastaks niimoodi, et raha jääb üle. Rahaga on küll niimoodi, et eelarve kipub olevat jätkuvalt pigem puudujäägis või vähemalt surve all kui mingisuguses ülejäägis. Huviala tegevuse raha on ju tegelikult eelarves omavalitsuste real olemas, kui te seda küsida tahate. Et see on omavalitsuste funktsioon, mida omavalitsused minu andmetel päris edukalt täidavad, seda arvab ka Praxis. Et ta on teinud hiljuti ühe küsitluse ja leidnud, et see on väga mitmendajärguline mure peredel, et nad lastele huvihariduse rahalised võimalused ei ole perede probleem, pigem on need füüsilised võimalused teinekord, see sõltub ikkagi väikestest kohtadest ja selles valdkonnas nad soovitavad ka seda, et huviharidus oleks paremini fokusseeritud sellistele ühiskonna dünaamikaga seotud valdkondadele, näiteks tehnilise huvi tekitamine oli nende konkreetne ettepanek, et sinna raha suunamine, aga öelda lihtsalt huviharidus olukorras, kus tegelikult näiteks muusika või taoline isetegevuslik või käsitööduslik tegevus on päris piisavalt rahastatud, lihtsalt kas jätkub neid entusiaste, kes neid ringi üleval kui veavad, et selles on küsimus. Et sellist väga süsteemivälist rahastamist üldiselt ei peaks laiendama ja ütleme haigusalt, et me ikkagi võiksime sõnastada siis eesmärgid ja hindama need tegelikult valupunktid üle. Aitäh! Suur tänu, härra minister. Lõpetame selle küsimuse käsitlemise ja palun järgmine küsimus kolleeg Inara Luigaselt jällegi rahandusminister Jürgen Ligile. Palun. Aitäh, austatud istungi juhataja. Lugupeetud rahandusminister. Tavaelus juhtub ikkagi nii, et inimesed püüavad Maksu- ja Tolliametit tüssata ja makse mitte maksta. Nüüd on juhtunud selline skandaalne olukord, kus Maksu- ja Tolliamet on terve aasta piiril maksustanud neid isikuid, keda ta maksustada ei oleks tohtinud. Eile küsisin justiitsministrilt, et kuidas on Eesti riigis võimalik, et on olemas seadus, niinimetatud aktsiisiseadus, seal on pikem nimetus, aga lühendatult nimetame teda aktsiisiseaduseks, kus reisija võib kütust tuua päevas üks kord Venemaalt. Nüüd Maksu- ja Tolliamet selgitab, et neile on antud suusõnaline korraldus
kes on andnud korralduse, ei tea, kirjalikult seda kuskilt pole kättesaadav ja on maksustanud neid inimesi, kes on tulnud Venemaalt kütusega ka mitmeid kordi. Selgitage palun sellist asja. Kuidas saab Maksu- ja Tolliamet seadust mitte täita ja maksustada isikuid, keda ei tohi maksustada? Aitäh! Aitäh, ma tegelikult ei saanud ikkagi aru, et mida te väidate. Et kui ma midagi aru saan, siis nendest teie algatustest, siis mul on imelik ja piinlik tunne, et te arvate, et teie Riigikogu mandaati õigustab siis selline kampaanialik tegevus Maksuameti vastu ja selle nimel, et eestlased viiksid oma raha Venemaale, et sealt toodaks siis maksuvaba kaupa ja ehitatakse selle nimel näiteks bensiinijaamu, et suretataks välja piiriäärne kaubandus ja Eesti poolt selle hinnaga, et Venemaal see õitseks. Soomes on muide täpselt vastupidi, et Soome piiriäärsed ettevõtjad elavad väga hästi, sellepärast et nad keskenduvad Vene turistide teenindamisele, mitte raha viimisele Venemaale ja siis sealt aktsiisivaba kauba toomisele. Et mõelge natukene sellele, kas see on ikkagi väärikas poliitiline aktiviteet, mida te olete teinud ja kõik need süüdistused ebaseaduslikkuses, kõik need epiteedid, mida te siin saalis, meedias, rahvakoosolekul esitate. Maksuamet ei ole Eesti rahva vaenlane, ta on Eesti rahva teener olnud. Olge teie ka, aitäh. Palun, kolleeg Inara Luigas, esimene täpsustav küsimus. Austatud rahandusminister, ma püüan teile veel kord selgitada. On olemas seadus, mida tuleb täita ja seadus tuleb täita ka Maksu- ja Tolliametil. Ma küsisin eile justiitsministrilt, kas Maksu- ja Tolliamet peab ka piiril täitma seadust või peab täitma suusõnalisi korraldusi. Antud juhul praegu piiril Maksu- ja Tolliamet täidab suusõnalisi korraldusi. Kes neid on andnud, keegi ei tea. Kust need tulevad, keegi ei tea. Maksu- ja Tolliametnikud ei suuda seda selgitada. Seadust rikkudes maksustatakse isikuid ja võetakse inimestelt raha. Selgitage palun, milliste suusõnaliste korralduste alusel Maksu- ja Tolliamet niiviisi käitub. Aitäh! Aitäh! Ma veel kord ütlen, et ma ei oska kommenteerida kuulujutte. Te olete neid rääkinud juba tükk aega. Kui teil on konkreetne etteheide konkreetsest juhtumist, siis saab seda edasi analüüsida. Mu palve on siis sellised väited fikseerida praktiliselt, lihtsalt mitte retooriliselt. Maksuamet täidab seadust, on minu seisukoht. Ma olen rääkinud sellel teemal ka õiguskantsleriga, keda te olete siin tsiteerinud kogu aeg, kui siis Maksuameti paljastajat. See ei vasta tõele, mida te väidate. Maksuamet täidab seadust. See, et juhtimise protsessis on ka mingisugused suulised instruktsioonid, seda ei saa kuidagi välistada. Aga et Maksuamet seejuures seadust rikub, selle ma välistan. Aitäh. Palun, kolleeg Inara Luigas, teine täpsustav küsimus. Aitäh, austatud istungi juhataja. Lugupeetud minister, ma tahangi viidata ja juhtida teie tähelepanu sellele, et ka Eesti riigis võib juhtuda nii, et Maksu- ja Tolliamet rikub seadust. Maksu- ja Tolliamet peabki täitma seadust ja seadus ütleb, et reisija võib tuua kütust Eesti riiki maksuvabalt mitte rohkem kui üks kord päevas. Maksu- ja Tolliamet maksustab kõiki neid, kes tulevad ka teist korda või kolmandat korda kuu jooksul, kuni tolleni, et saadetakse piirilt tagasi. Kas te oleksite nii hea minister ja vaataksite üle, mis teil seal haldusalas toimub ja prooviksite välja selgitada, milliste suusõnaliste korralduste peale Maksuamet nii käitub? Ja lisaküsimusena võiksin küsida, et osaliselt on Maksu- ja Tolliamet ka raha tagastanud inimestele, et kuidas inimesed saavad kõik need maksud tagasi, mida on siiski ebaseaduslikult sisse kasseeritud. Aitäh! Aitäh! Ma püüan alati olla hea minister, aga teie püüdke olla nii tubli ja siis ikkagi tõestada oma väiteid. Maksuamet täidab seadust ja seaduses on mitu pügalat, mis kirjeldab siis ka piiriülest aktsiisi kaupadega liikumist. Seadus ütleb, et Eesti Vabariigis
kehtib aktsiis alkoholile, tubakale ja kütusele. Need, kes tarbivad siin alkoholi, tubakat ja kütust, peavad maksma aktsiisimaksu. Ja ainult erandkorras tullakse vastu piiri ületamisel inimestele. Tullakse praktilistel põhjustel, mitte selle nimel, et nad saaksid odavat kahjulike kõrvalmõjudega kaupa üle tassida, nii nagu see on aastaid olnud. Kus on piiripunktid üle rahvastatud, mis tapab meie majandust. Siiamaani on muide Narvas see probleem alles, seal te ei käi. Teie valimispiirkond ja teie populaarsus on, eks ole, Kagu-Eestis, aga Narvas see probleem jätkub. Siin ei saa lõdvendada seda protsessi. See ei saa olla eesmärk, kas oma tarbe või müügi otstarbel siis lasta ringlusse aktsiisivaba kaupa. See ei ole Eesti riigi poliitika. Ja piiriäärsed inimesed paratamatult ei peaks panema ka sõltuma sellest majanduslikust huvist. Aitäh. Ja alustame nüüd kohapealt registreeritud küsimusega. Palun, kolleeg Kalvi Kõva. Aitäh, hea istungi juhataja, hea minister. Olen teiega täielikult päri, et me peame nii-ütelda Vene turistide pealt teenima. Ja rõõm on näha Võrus väga palju juba Vene numbrimärkide autosid kaubanduskeskuste juures. Aga kui me vaatame meie naaberriike, Soomest tohib nii-ütelda Venemaalt tulla inimene ületada piiri 2 korda kuu jooksul, nii et ta ei peaks maksma täiendavat maksu, Leedus ja Lätis 4 korda. Aga valitsuse poolt meile saadetud eelnõus on selleks korraks 1 kord kuu jooksul. Kas te põhjendate? Ma arvan, et see 1 kord kuus väga ei anna seda võimalust, et me saaksime Vene turistide pealt ka siin teenida. Aitäh. Aitäh. Selle sätte otsene hind eelarvele on pluss 5 miljonit eurot. 5 miljonit. Eelarves on selle vastu ka tulud ette nähtud või kulud ette nähtud ja te ju kritiseerite reeglina selle suunas, et neid kulusid on liiga vähe kirjutatud eelarvesse. Nii et üks pool on rahaline. Teine on ikkagi see, et millist ettevõtlust me tahame piiri ääres. Kas tõesti on nüüd see idee, mida siis sealt valitud saadikud peavad kinnisilmi ja ummisjalu kaitsma? Et saaks ikka kuidagi täispaagiga edasi-tagasi käia, saaks ikka need suitsupakid ja viinapudelid üles tassitud, et vaat siis on hea elu. See ei ole piiriäärse elu võti. Nii et, ja mis puudutab Vene turismi, siis tänu sellele, et me oleme Kagu-Eestis piirijärjekorrad praktiliselt likvideerinud sellise poliitikaga, sellise aktsiisipoliitikaga, on Vene turistide arv seal tõepoolest tunduvalt kasvanud, suurusjärk 30%. Nii et see on tegelik ettevõtlus, see on koht, kus luuakse heaolu piiri ääres. Aitäh. Lõpetan ka selle küsimuse käsitlemise ja head kolleegid, meil on jäänud nüüd teatud aeg, nii et kui keegi soovib küsida ministrite käest küsimusi, siis kiired näpud. Alustan siis kolleeg Inara Luigases ja palutöö siis öelge, millise ministri või valitsusjuhi käest soovite küsimust küsida. Aitäh, austatud istungi juhataja. Minu viimane küsimus rahandusministrile. Austatud minister, te ütlete, et piirijärjekorrad on likvideeritud ja sellega te tagate turistide voolu Eesti riiki. Ma väga pooldan, et turist tõesti tuleks ja jätaks siia suurema hulgaga raha. Aga praeguse seaduse muudatusega, millega te soovite ka turisti piirata riiki saabumisel, te teete tegelikult karuteene, sest kõik need regulatsioonid, mida hakkab täitma ka turist, on väga palju sekeldust nõudvad. Nimelt, turist saab täispaagiga tulla ainult 1 kord kuus ja juba järgmine kord peab ta deklareerima ja kui ta ei ole kirjalikult deklareerinud, siis turist peab välja kannatama selle, et tollimaksuametnik pumpab ta autopaagist välja kütuse, mõõdab täpselt ära ja maksustab selle kütuse. Kas te tõesti arvate, et selliselt me turistide voogu suurendame Eestisse? Aitäh. Aitäh, te dramatiseerite ja loote mingisuguseid utoopilisi kirjeldusi olukorras piiris. Turistide arv Kagu-Eestis ja Kirde-Eestis on tublisti tõusnud tänu sellele, et me oleme võtnud aktsiisikaubad parema kontrolli alla
ja kehtestanud vastavalt regulatsioonid. Et see on üks ma ei saa nagu rohkem, pole siin midagi vaielda, et ega mis puudutab bensiinipaakide siis paagis oleva kütuse mõõtmisse, siis seda ei tehta ju massiivselt, küll aga saab seda teha palju lihtsamalt kui paagist kütust välja pumbates. No mis ma teen? Kui teie poliitiline elu teie arvates sõltub ainult selle teema korrutamisest, siis palju õnne, eks. Aga mina arvan, et Riigikogu liikme vaade peab olema avaram. Te peate nägema kohaliku ettevõtluse probleeme, te peate nägema seda, et inimväärikusega ei käi kokku selline edasi-tagasi sõelumine aktsiisi võidu nimel ja ülejäänud maksumaksjate arvel. Seadus näeb ette, et Eesti kodanikud maksavad aktsiisi sellelt arvelt, mis nad siin teatud kaupadel, mis nende arvele langeb. Ja ainult erandkorras, mugavuse mõttes lubatakse kõrvale kaldumisi. Tegelikult teate seda. Aitäh. Palun, kolleeg Viktor Vassiljev. Aitäh, proua eesistuja. Mul on küsimus härra peaminister Andrus Ansipile. Härra peaminister, kunagi te ütlesite välja loosungi, et Eesti peaks jõudma 5 rikkama Euroopa riigi hulka. Ma koos teiega väga tahaksin elada tõepoolest 5 rikkama riigi hulgas. Ja neid teie sõnu tsiteeritakse siiamaani ka siin saalis. Paraku elu näitab midagi muud, me võistleme praegu selles liigas, kus on Eesti, Läti, Leedu, Bulgaaria, Albaania 5 riiki, aga tahaks jõuda ka kaugemale. Eesti rahvas on kannatlik ja inimesed usuvad paljusid asju, juba 2000 aastat usutakse surnuist üles tõusmist ja taevariiki, aga kas te ütleksite otsesõnu välja, kas see loosung või loits või lubadus, kas ta kehtib praegu või on ta päevakorrast maha võetud ja millal me siis võiksime jõuda sinna, kus te meid tahtsite viia, millal see võiks saabuda? Aitäh. Aitäh. Ma usun, et Eesti rahvas ei võta seda eesmärki päevakorrast maha. See eesmärk on väärt selle poole püüdlemist. 1995. aasta võrdluses on Euroopa Liidu majandustest kõige kiiremini kasvanud Eesti majandus. See on fakt. Kui nüüd te nimetasite kuidagi halvustavas kontekstis meie lõunanaabreid Lätit ja Leedut, siis vastupidi, mina asetaksin nad kiiduväärsesse konteksti ka praegusel ajal, kus Euroopa majandus kasvab, ei kasva, kasvab miinusmärgiga ehk kahaneb, kus ajad on ebakindlad, on kõige kiirem majanduskasv just nimelt Lätis, Leedus, ka Ühendkuningriigis ja Eestis. Ehk siis kasvukiiruselt ka praegu, mil me ise oma majanduskasvuga üleüldse rahul ei ole, oleme me Euroopas jälle 5 esimese hulgas. Kui riiki juhitakse ka edasi talupoja mõistusest lähtudes, mitte populistlikest päevapoliitilistest kaalutlustest lähtudes, siis meil on väga suured võimalused ükskord jõuda sinna jõukamate hulka. Ei olnud ka soomlased garanteeritult maailma jõukamad, aga visatööga nad selleni jõudsid. Täpselt sama võib öelda ka norralaste kohta. Veel 60. aastatel tegemist oli suhteliselt vaese riigiga, praegu on tegemist maailma jõukamate hulka kuuluva riigiga. Kui me ei sea endale kõrgeid eesmärke, siis vaevalt, et me nende eesmärkideni jõuame. Kui me iga päev sugereerime endale, kui väetid ja kehvakesed ja saamatud me oleme, kuidas me kuristiku äärel seisame, siis ühel päeval ennast me sealt kuristiku põhjast ka leiame. Ma pigem eelistaksin seada kõrgeid eesmärke. Aitäh. Palun, kolleeg Mailis Reps. Lugupeetud Riigikogu esinaine, lugupeetud peaminister, kui vaadata järgmise aasta ja ka ülejärgmiste aastate hariduse tulevikku, siis kindlasti on täna võtmesõnaks ka küsimus, mida te olete Vabariigi Valitsuses arutanud, kuidas saab olema tulevane koolivõrk, aga kindlasti või veelgi enam, milline saab olema suhe õpetaja ja õpilase vahel. Kui me võtame välja päris mitmeid artikleid haridusteemadel, siis on Vabariigi Valitsuse
nii haridusminister kui ka erinevates intervjuudes valitsuse teised liikmed ja ka teie välja toonud mure, et õpilaste arv on nii palju vähenenud, õpetajate arv aga ei ole. Milline suhe teie arvates peaks olema, et kui õpilaste arv on vähenenud 2 korda, kas õpetajate arv peaks lähiaastatel sama kiiresti vähenema? Aitäh! Aitäh! Teadupärast Eesti on aastaid kulutanud protsendina sisemajanduse kogutoodangust haridusele Euroopa Liidu kõige hariduse sõbralikema riikidega samal tasemel. Ehk siis Eesti kulutused haridusele protsendina sisemajanduse kogutoodangust on võrreldavad Küprose, Rootsi ja Taani kulutustega. Jälle kord tuleb öelda, kulutuste osatähtsuselt oleme me 5 esimese hulgas Euroopa Liidus. Paraku ei ole need suured kulutused toonud kaasa õpetajate rahulolu ja täiesti põhjendatult õpetajad ei ole rahul nende pisikeste palkadega. Küsimus on maksumaksja raha kasutamise efektiivsuses. Meil on seatud normid, mitu õpilast peab mingis vanuseastmes ühes klassis olema, neid norme tuleks ka järgida, sel juhul oleks õpetajate palgad mõnedel puhkudel vähemalt kolmandiku jagu suuremad, teistel puhkudel veelgi enam. Koolivõrk peab olema selline, et ta tagaks põhikoolis kodulähedase õpilasele, samas gümnaasiumiastme vajadused ei nõua kodulähedust, vaid seal on kõige olulisem hariduse kvaliteet ja kodulähedus ilmselt ei suuda seda alati garanteerida, sest et väikeses gümnaasiumis ei ole võimalik palgata kõige paremaid erialaõpetajaid kõikide ainete andmiseks. Suures gümnaasiumis on see võimalik ja seda me näeme ka Eesti kõige paremate gümnaasiumite praktikast, et nii see tõesti on. Aitäh! Palun kolleeg Peep Aru. Aitäh, lugupeetud eesistuja. Vaatan, et põllumajandusminister istub seal nii mahajäetuna üksinda nurgas ja keegi küsi. Parandan selle vea. Hea minister, kuidas areneb igati kiiduväärne ettevõtmine, nimelt Maaelu Edendamise Sihtasutuse üleviimine Viljandisse? Aitäh! Aitäh küsimuse eest, et ma tundsingi ennast sellise peibutuspardina siin. Aga edeneb plaanipäraselt Maaelu Edendamise Sihtasutuse viimine Viljandisse. Praegu käivad ettevalmistustööd ja hoone ettevalmistamine, ka töötajatega läbirääkimised, kes on valmis üle minema uuele asukohale tööle, kes mitte, ja planeeritud on järgmise aasta tõenäoliselt augustist siis füüsiliselt kogu asutuse üleviimine Viljandisse. Nii et ma praegu ei oska küll näha mingeid takistusi, et see kava ei peaks realiseeruma. Ma väga loodan, et see nii ka läheb. Aitäh! Ja palun nüüd ilmselt viimane küsimus, kolleeg Kajar Lember. Aitäh, hea juhataja, et ka mul oli sama mõte põllumajandusministri käest ikkagi küsida, et mõni aeg tagasi te siin samas saalis maaelu arengukava juures rääkisite natukene ka turismist, ja kuna me täna hakkame turismi arengukava kinnitama, et siis ma küsikski teie käest kiirelt, et teie sõnum oli see, et turism ei ole nii-öelda väga prioriteetne valdkond ja see Eesti inimest rikkaks ei tee, et äkki te natuke kommenteeriksite seda laiemalt, miks te turismi kohta nii ütlesite? Aitäh! Aitäh! Te ei ole päris täpselt võib-olla minu mõttest aru saanud, mida ma püüdsin ka väljendada, nimelt seda, et maaelu arengukava raames järgmisel perioodil me kavatseme turismi toetamisel teha teatud muudatusi. Kui sellel perioodil 2007-2013 toetati maaelu mitmekesistamise ehk siis muu ettevõtlus, mis ei ole põllumajandus all, umbes pooles mahus kogu selle meetme mahust turismi ja sellest 90% läks uute voodikohtade loomisele, siis järgmisel perioodil me arvame, et enam uued voodikohad, nende loomine ei ole abikõlbulik ja me arvame, et peaks rohkem keskenduma voodikohtade loomise kõrval nendele tegevustele, mis need voodikohad võimaldaks täita, mis võimaldaks aktiivseid tegevusi
lisaväärtust. See tähendab siis erinevaid konverentsipidamise võimalusi, matkaraju, seiklusparke, mida iganes, aga põhirõhk peab minema tegevustele, mitte voodikohtadele. Minu arvates voodikohtasid on täna enam-vähem juba piisavalt maapiirkondades ja me peaksime keskenduma nendele tegevustele, mis toovad sinna täiendava lisaväärtuse, suurema lisaväärtuse. Külastasin hiljuti Albu valda, kujutate ette, väike mõnesaja elanikuga vald. Albu vallas on 300 voodikohta turistidele. 300 voodikohta. Nii et ma arvan, et voodikohtade puudus tervikuna ei ole, vaid tuleb keskenduda tegevusele. See oli ka minu välja öeldud mõtte sisu. Aitäh! Suur tänu! Head kolleegid, meie infotunni aeg on läbi. Suur tänu, kolleegid, küsimuste esitamise eest. Suur tänu, peaminister ja ministrid vastamise eest. Infotund on lõppenud.